Naisfluksirid sõbrad kindlasti mäletavad, et natuke rohkem juba kui aasta tagasi rääkisime teile täiesti uuest Hyundai Konast, mis oli täiesti esmakordne mudel ja nüüd on aeg nii kaugel, et on tuldud välja elektrikonaga. Täis akuga siis tänasel talvisel ajal suutis ta sõita 400 kilomeetrit ja VLTP mõõtemetoodika järgi on sõiduulatus 449 kilomeetrit. 2011. aastal suutis Mitsubishi Imievi süsarmudel läbi samades tingimustes vaid 100 kilomeetrit. 39 990 eurot maksab siis elektrikona, see on 2 korda kallim kui tavaline mudel. Ja aku mahutab 64 kilovatitunnist jagu elektrienergiat, millega ta toidab siis 204 hobujõulist 399 newtonmeetrit arendavat mootorit. Nii käib siis see laadimine ja ta on vägagi reipa menekuga, kuid väga jäiga vedrustusega. Ja olemas on erisõiduprogrammid ja 0-100 jõuab see pisikene autokene siis 7,6 sekundiga, mis on üsnagi hea tulemus elektriauto kohta. Käiguvahetussabad ei ole tal mitte käiguvahetusteks, vaid mootori pidurdus, see intensiivsuse ja seeläbi pidurdus energia salvestamise reguleerimiseks. Tema disain on vägagi sarnane tavaline selle Hyundai Konale, kuid temas leidub selliseid elektriautole iseäralikke selliseid tunnuseid, näiteks pole tal siis seda iluväret ees ja selle asemel on selline teistsugune elektriautone omane siis disain. Ja pidurduspedaali tuleb kasutada väga harva ja sellepärast, et kui juba gaasipedaali vabastab, saab tema ka juba päris hästi pidurdada. Euroopa standardi kiirlaadijaid leidub ja neid tuleb ka kindlasti juurde ja teda saab aeglaselt laadida ka siis Elmo kiirlaadijas. Aga Elmos võtab see aega siis kuskil 10 tundi ja koduses sellises tavalises seinakontaktis siis 30 tundi lausa, nii et üpriski kaua. See tähendab seda, et ühe päevad ei saa üldse autoga ju sõita. Aga kindlasti need asjad lähevad paremaks ja varsti on elektriautodele juba olemas palju sobivam maailm ja elektriautode aeg tuleb järjest lähemale. Selline on Hyundai elektrikona. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal.